leping sisaldab terve rea välistusi, kõik siis riskihinnangutest tulenevad ja alles jäävad pikaajalise karistusega meessoost täiskasvanud terved inimesed, kes ei ole radikaliseerunud, ei ole võrgustunud kuritegevusega, ei ole gängikuritegevusega seotud, ei ole hinnatud erijärelevalvet vajavaks, ei ole raskemaid psühhiaatrilisi vajadusi, ka muid meditsiinilisi vajadusi ei ole. Need on, ma ei tea, kiremõrvad, need on vägistajad, seksuaalkurjategijad, kes on üksinda seda teinud ja need on siis majanduskuriteod. Kui see isik peaks kujutama ohtu Eestile niisugusel määral, et me peame võtma mingisugused muid meetmeid veel tarvitusele, siis me saame lihtsalt seada sisenemiskeelu Eesti riiki. Ja tõsi on ka see, et ega me tegelikult ju nii Rootsi kui teiste Euroopa riikidega ikkagi regulaarselt vahetame ka infot üleüldse siis äärmuslaste liikumisest Euroopas. Ja oleks suletud üks. Kuidas täpselt samas mulle nagu saad teemas? SMS. Ei ole. Ma küll või? No pere raamus palju. Kinnipetajate arv aina langenud ja lõpuks siis jõudnud sinna hetke, kus tegelikult mida selle hoonega teha võiks, et rendile anda üks nendest võimalustest. See on ka omrõuks nähtud, nii mõnda kus rahvast nüüd. Ja ma mõtlen